olen Monika Karmin ja ma tulen Tartust Genoomika Instituudist. Ja ma ütlen kohe, et kui te ei kuule hästi, siis kohe muidu andke märku, mul vahest hakkan natuke vaikselt rääkima. Ja mul paluti rääkida Põhja-Eesti geeniuuringutest ja see on, ma ütlen kohe ka ära, et see on veidike keeruline, sest me ei ole otseselt, või noh, seda ei ole täpselt nii nagu vaadanud, aga võib-olla ma räägin siis üldisemalt, et mida minu kolleegid on teinud siin paljude aastate jooksul, just uurides Eesti geene. Ja ma ise liitusin selle teemaga üsna hiljuti ja loodan, et väga hästi välja. Ja võib-olla lihtsalt alustaks tõesti jälle see identiteedi küsimus, et miks me seda kõike teeme. Et oleme nagu inimesed, igalühel on oma igapäevaelu, oma keskkond, siin me istume koos juba suuremas rühmas ja vaatame võib-olla siis seda kohalikku ja piirkondlikku identiteeti või mingit omapära. Ja samamoodi, nagu me just kuulsime, et eesti keel on üldse väga suur ja rikas, et samas me oleme nagu mingi suurema grupi osa ja nii edasi. Tahame väga kuuluda Põhjamaadesse, nagu mingid sellised soovid on. Et need on kõik sellised identiteedi küsimused ja otseselt mina vähemalt väidan küll, et nagu DNA või geneetika puhul see ei mängi seal nii suurt rolli, et see on rohkem meie kultuuris, meie mõtlemises, meie uskumustes ja arusaamistes. Aga sellegi poolest on väga põnev teada, et milline siis on meie bioloogiline taust ja kust me tuleme ja mis inimesed siin on varem olnud. Ja võib-olla siis need ongi need küsimused, miks inimesed üldse siis uurivad seda minevikku. Hästi tihti ikka tahan teada, kes ma olen, kust ma tulen, kes ma ümber on, kuhu kuulun. Ja võib-olla ka, et kuidas ma saan siis panustada laiemalt sellesse keskkonda. Ja neid allikaid on ka väga erinevaid. Täna me oleme juba siin kuulnud mitmeid, et kuidas seda minevikku uurida, et on kirjalikud allikad, on keel, siis on füüsiline materjal minevikust, mingisugune info võib-olla kliima kohta, see juba läheb kaugemale tagasi, ja siis on veel suuline pärimus, aga need kõik on nagu vaatavad seda minevikku, aga natukene läbi erineva pilgu või erineva prisma. Ja seal on see ka väga oluline meeles pidada, et igalühel neil on teatud oma nagu ajaraam, et kui kaugele tagasi saab vaadata. Ja mõnikord, kui omavahel rääkida, siis võib tekkida segadus, et kui ühed ütlevad, et see on täitsa uus asi või see on alles värske värk, siis geeniuuringutes me tihti räägime tuhandetest aastatest. Kui me ise räägime enda elus, siis see oli võib-olla üleeile või eelmine nädal. Ja samamoodi kuskil folkloristikas mõnikord on nagu põlvkondade vahel ühed põlvkonnad teisele kandumine mingisuguste traditsioonide. Ja siis need ajaraamid, kuhu tagasi saab minna, on erinevad. Ja siin on ühest õpikust toodud selline lihtsalt illustreeriv pilt. Ja lihtsalt ma juhin tähelepanu, et see ajajoon seal külje peal, et see on logaritmilises skaalas, et seal all on juba 10 000 miljonit aastat. Ja ajalugu ja keeleteadused lähevad, siis nad ei lähe nii kaugele tagasi, need kirjalikud allikad. Ja siis on need erinevad allikad siin teised. Arheoloogiaga saab juba ka kaugemale minna ja võib-olla siis millest mina nagu võiksin rääkida, on evolutsiooniline geneetika, et selles võib minna väga kaugele ajast tagasi, me võime minna vaadata oma ühiseid eellasi erinevate liikide vahel, aga seda me siin ei tee. Et räägime siis pigem arheogeneetikast nagu selles tänases mõistes, kus kasutatakse selline populatsiooni geneetilisi ja molekulaarbioloogilisi meetodeid, et uurida inimese minevikku. Ja selle termini siis Colin Bentley kunagi kui niimoodi sõnast. Siin on seesama asi jälle uuesti välja toodud, et just kui see aeg siin nüüd jookseb vasakult paremale, et need erinevad distsipliinid saavad vaadata teatud kaugusesse ajast tagasi. Ja samas on igaüks annab mingisuguse oma pildi. Ja kui me vaatame Eesti, nüüd ma natuke räägin arheoloogiast, mis ei ole minu ala otseselt, aga samas meie tänased geeniuuringud on väga palju selles kontekstis, et siis veidikene seda pilti seal taustaks. Et arheoloogias siis arheoloogid kaevavad, leiavad ja siis on tähele pannud, et teatud aja jooksul on
need esemused objektid, et need muutunud ja siis neid nagu grupeeritakse kultuurideks. Ja siis Eestis me saame ju rääkida seda, et inimene üldse, millal ta Eestisse tuli, ta sai seal tulla peale seda, kui see jää oli siit ära läinud. Et jälle võrreldes mõne teise piirkonnaga maailmas on see meie ajalugu teistmoodi. Et isegi kui siin võib-olla enne seda jääaega keegi oli, siis me kindlasti neid jälgi praegu ei näe, sest see jää on kõik selle ära pühkinud. Aga me saame rääkida siis umbes 11 000 aastat tagasi, kui jää läks ära, et siis esimesed inimesed tulid siia. Ja siis see ajastu siin all, mis on mesoliitikum ja neoliitikum, et see on siis nagu see kiviaeg. Ja siis, aga siis hakati keraamikaga tegelema või inimesed, kes arheoloogid on siis leide keraamikast. Ja siis järgnevad on need erinevad metallide ajad, pronksiaeg ja rauaaeg. Ja siis me juba tuleme nagu meie aja arvamisse, kus hakkab see keskaeg ja tänapäeva Eesti. Siin all on veel ära näidatud see ka, et millal siis olid siin kütid ja korjalased ja siis valdavalt nagu selline see eluviis muutus, kas siis põllupidamiseks ja karjakasvatuseks. Et selles mineviku pikas plaanis me räägime sellest niimoodi. Ja seal alla välja peal on meil välja tulnud see, et arheoloogias tihti kasutatakse seda enne Kristust neid arve. Ma ise lähen alati sellest suurde segadusse, sellepärast ma proovin neid pidada kõrvuti, aga alati ei õnnestu. Ja kui me tuleme natuke uuemasse aega, siis haldusjaotuse poolest on nagu Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti olnud ka päris pikalt omavahel eristatud. Ja eks see juba ka tekitab alati mingisuguseid piire ja erinevusi ja looduslikult ka me tegelikult teame, et Eesti keskel läheb läbi selline soine piirkond, et see juba ise nagu füüsilist ka eraldanud on inimesi. Ja siin oli enne kui juttu rannaalast ja võib-olla siis selles pikas perspektiivis on jälle hea mõelda, et kuidas see rannajoon on muutunud. Et eks inimesed teavad seda liigi, aga alati nagu ei mõtle, et nende tuhandete aastate jooksul on meie rannajoon ka päris palju muutunud. Et paljud need arheoloogilised leiud, mis tänapäeval leitakse kuskil juba rohkem sisemaal, võisid kunagi olla rannikualal. Siin on selline üldine slaid, et siis inimese genoomi erinevad protsessid kujundavad rahvast, kuidas siis need inimgrupid omavahel, kas nad on isolatsioonis, kas nad puutuvad kokku, segunevad, rändavad kuskile. Et seda kõike siis saab justkui uurida, kasutades DNA-d. Ja seda DNA-d meie saame tänapäeva inimestest, ehk siis inimestest nagu meie kõik siin. Me võiksime siin teha proove hakata koguma ja saaksime juba ka väikse grupi Eesti inimestest. Aga nüüd üha rohkem, ikkagi juba 15 aastat vähemalt, on tehtud neid vana DNA uuringuid, et võib-olla olete kuulnud, kui viimasel ajal ajakirjanduses ka sealt kolleegid meil esinenud, et siis nendest arheoloogilistest leidudest otse on võimalik eraldada ka seda bioloogilist DNA materjali ja siis selle põhjal vaadata päriselt, et mis siis mingi kindla ajahetkel kuskil kohas, milliste tunnustega siis need inimesed olid. Et muidu seda tänapäeva DNA-d kasutades, siis me justkui rekonstrueerime, teades teatud teoreetiline taust on üsna hästi välja arendatud, et siis me rekonstrueerime varasemaid sündmusi, et me näeme neid tulemusi tänapäeva genoomides, aga nüüd vana DNA kasutades, siis me saame otse võtta mingitest ajapunktist selliseid konkreetseid proove. Ja siis vana DNA-st veel, et kus need on, et seal kõrval on siuke väike joonis, mis näitab, kuidas see siis on, et see kunagi inimene elas ja siis aja jooksul on ta sinna erinevate kihtide alla jäänud ja siis hiljem arheoloogid kaevavad ja geneetikud siis hakkavad edasi uurima. Aga neid materjale, mida kasutatakse, võib olla päris erinev. Saadakse seda DNA-d mingitest esemetest, mida on siis inimesed kasutanud, siis setteid, mis on juba kaugemast aega tagasi, võetakse järvepõhjast, et sealt ka proovitakse saada selle keskkonna DNA-d. Ja siis muidugi väga palju on neid
otse siis nende arheoloogilistest leidude koljusest on üks väike luu on see, mis on kõige hinnalisem selle DNA saamise mõttes. Aga alati nende meetodite puhul peab nagu teadma, et kui sealt võetakse see hammas või see luu, et siis see nagu kasutatakse ära. Et seda ei saa nagu tagasi panna selle leiu külge, et seal on alati selline küsimus ka, tasakaalu küsimus, et kui palju seda võtta ja võib-olla jätta midagi tulevikuks, et tuleviselt jälle tehnoloogia areneb ja saab järsku mingeid muid uuringuid teha. Ja siis jälle uuritakse erinevaid asju, selle populatsiooni ajalugu, rändeid, aga ka seda, kuidas nad on oma keskkonnale kohastunud, mis haiguseid nad põdesid ja väga põnevaid asju. Siin on veel üks pilt, et kuidas seda tehakse. Siin arheoloogid Ester Oras Arheoloogia Instituudist võtab proovi ja siis edasi selle vana DNA töö juures on see aspekt, et see on väga kallis. Sellepärast, et labori tingimused peavad olema ülipuhtad ja seal on väga palju erinõudeid. Et siin on näha ka, et meie oma kolleegid siin all nendes kostüümides, et nad on üleni peavad olema nagu ennast nendest proovidest eraldama, sellepärast, et nad ei taha, et nende enda küljest läheks mingi materjal, selle uuritava materjali külge, sest meie tänapäeva inimeste materjal on nagu nii palju värskem, nii palju kangem, et seal laboris see saastab ära. Et seepärast on kõik need eritingimused. Ja siis edasi peale seda etappi, siis on selle tänapäeva DNA ja vana DNA on analüüsimeetodid üsna sarnased. Siin on veel üks pilt sellest, et kuidas me tänapäeval kogume geenivaramu, tegi suurt kampaaniat kunagi, siis siin on vist mõnel Viljandi Folgil või kuskil kogutakse proove, aga üldiselt see võetakse kas vereproovist, aga väga tihti ka lihtsalt süljeproovist, et inimene sülitab topsikusse ja siis tema rakud satuvad sinna sisse. Ja miks see kõik nii on sellepärast, et ju meie kõikide rakkudes on see DNA, see on see juhis, mis õpetab, kuidas kogu meie organismi teha. Ja ma ei lasku üldse nagu detailidesse, sest meil ei ole aega, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et meil on kõigil 2 vanemat ja me saame pool oma genoomist oma isalt ja pool oma emalt. Ja siis on 2 sellist, ja meil on kokku 46 kromosoomi, et siis 23 tuleb emalt ja 23 tuleb isalt. Ja siis on üks väike tükikene veel eraldi DNA-d, mille nimi on mitokontriaalne DNA ja see kandub edasi ainult ema kaudu, et isalt sedasi ei lähe. Ja seetõttu saab mitokondri DNA-d uurides vaadata ainult naisliini, et saab vaadata nagu emalt tükk, tähendab siis nagu vanaema, vanavanaema ja nii edasi, kaugele tagasi. Ja samamoodi on isa poolt tuleb üks väike kromosoom, mille nimi on Y-kromosoom, mis ka pärandub ainult isalt pojale ja sellega uuritakse siis isa liini. Et need annavad nagu sellise lisaaspekti, et saab uurida nagu ühe sugupoole ajalugu võrreldes teisega. Ma lihtsalt räägin seda ka, et võib-olla te loete kuskilt midagi, et siis need meetodid ja need on natukene erinevad, et ühed on isaliinid, emaliinid, mis siis öeldakse kogu see meie genoom, mis kannab kõikide meie esivanemate jälgi. Jälle üks pilt lihtsalt selle kohta. Kuna ma nüüd proovin näidata tegelikult tulemusi, mida kolleegid on saanud, et siis seal on tihti sellised palju täpikesi või siis sellised kriibid. Et see täpikesed on siis peakomponenti analüüs, kus põhimõtteliselt kogu see geneetiline info mitmekesisus pannakse, nagu lihtsustatakse ära ja siis on näha nagu peamisi komponente, mis siis seal seda varieeruvust tekitab. Ja väga tihti me näeme inimeste ja ka teiste bioloogiliste olendite puhul, et see, kui me võtame teilt DNA-d ja kellelgi teiselt, siis naabrid on lähestikku. Ehk siis geograafiliselt lähedal olevad isikud, indiviidid on üksteisele geneetiliselt lähemal. Mis kõlab nagu loogiliselt, aga siis niimoodi saab neid kaarte ka vaadata, et kes on nagu kellele lähemal, see on sellele sarnasem. Ja läbi aja me natuke näeme neid muutusi, et seda ma siis proovingi näidata. Ja siin kõrval on fülogeneetiline kuu, mida kasutatakse hästi palju isa- ja emaliinide tulemuste näitamisel.
ja need on siis tõelised, selles mõttes nagu tõelised sugupuud, et kui me näiteks võtame kõik mehed siin ruumis ja konstrueerime nende põhjal nende selle fülogeneetilise puu, et siis see näitabki nagu nende sugulust, kui kaugelt nad üksteisega seotud on. Ja samamoodi mitokondar kõikide teiste puhul. Aga kui nüüd tagasi minna selle küsimuse juurde, et kas iga see uus arheoloogiline kultuur, mida arheoloogid näevad, et kas sellega tulid näiteks kaasa uued inimesed või võis ju olla, et inimesed andsid asju üksteisele edasi ja väga palju nagu uusi inimesi kohale ei tulnud, et oli lihtsalt kultuuriline selline muutus, mis toimus. Et seda siis on proovitud vaadata just läbi selle läbi selle vana DNA. Ja võib-olla lihtsalt laiemast taustaks, et Euroopas on ka seda uuringuid igal pool tehtud ja siis on 3 sellist põhilist komponenti, millest valdavalt kõik eurooplased siis nüüd koosnevad, et see on võib-olla pika teadustöö tulemus. Et meil on Lääne-Euroopast tulnud kõik korilased, kes olid siis esimesed eurooplased ja siis nende seda komponenti siis konkreetse pildi tähistabki sinine värv, siis on Lähis-Idast tulnud põlluharijad, Euroopasse tuli põlluharimine Lähis-Idast umbes 8000 aastat tagasi ja see on siin tähistatud, see geneetiline materjal, mis siis nemad tõid, on tähistatud siin oranžiga ja me juba näeme, et siin ülevalt alla need on erinevad rahvad Euroopas, et need on natuke nagu erinevad, et osadel on ühte komponenti rohkem, teisel teist. Et siin lõuna pool olevad eurooplased, et nendel on hästi palju seda põlluharijate komponenti ja küttkorilased üsna vähe. Eestlased on siin üleval, et nendel on päris palju seda küttkorilast. Ja siis on see üks 3. komponent steppi aladelt tulnud geneetiline komponent, mis siis kuskil 5000 aastat tagasi oli suur ränne ja on jälle näha, et kui erinevad siis Euroopa, ütleme siis nendesse rahvastesse, keda me täna nagu kuidagi eristame, on need jäljed jäänud. Ja siin põhja pool on nagu seda steppi, ida poolt tulnud steppi komponenti päris palju. Eestlased on seal ja lihtsalt kreeklased nagu võrdluseks jälle, et ühtedel on palju seda põlluharijate, just seda Lähis-Idast tulnud põlluharijate komponenti, teistel palju vähem. Ja siis nüüd on siin jälle see täppidega pilt, eks see peakomponent analüüs, kus on pandud nii tänapäeva eurooplaste geene kui ka vana DNA-d. Ja siis, nagu ma ütlesin, et nad grupeeruvad nagu sarnasemad või naabrid üsna lähestikku, siis siin saab niimoodi selle täppide pilve sees saab ka eristada sellist geograafilist päritolu. Ma ei tea, kas te näete, aga ütleme, et siin on Kaukaasia, Lähis-Ida, siin on Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa. Need hallid punktid tähistavad tänapäeva inimeste infot nendel ja kõik need värvilised punktid on siis erinevad vana DNA andmed. Ja on jälle näha, et nad üsna erinevad, nagu need Euroopa kütid-korilased moodustavad sellist täitsa omaette pilvekese seal, et nüüd tänapäeva eurooplastel nii palju nendega nagu ei ole enam ühist, siis need Lähis-Ida põlluharijad on siin lõuna-eurooplaste lähemal ja siis need stepirahvad on kuidagi sellise suure pika pilvena, päris paljudel eurooplastel on nendega midagi ühist. Ja siis siin on üks natuke tumedam laine, et seal on koos kõik eestlased, tänapäeva eestlased, Eesti geenivaramu andmed. Ja nüüd need slaidid lähevad niimoodi, et seal nüüd nagu ajast ettepoole tulles, siis need Eesti proove saame vaadata, et kas siinsetest vanadest materjalidest saadud geneetiline teave, et kas see on näiteks samaks jäänud, on see muutunud ja siis millise nende teadaoleva komponendiga ta siis sarnaneb. Ja kui me siis võtame kiviaja Eestis, mis siis on kuskil 5900 aastat tagasi, siis selles Hirsuse liitikumis see on nagu see esimene pilvekene siin. Siis on näha, et Lääne-Euroopa küttkorilastega, et need leiud, mis Eestist on leitud, on sarnased Lääne-Euroopa küttide ja korilastega.
aga siis juba varases neolitikumis, siis on mingid uued inimesed tulnud ja nemad on siis need, kes ka seda kandmuraamikaga siia tulid. Ja siis need inimesed sarnanevad geneetiliselt rohkem Ida-Euroopa küttide korilastega. Ja kui veel ajas edasi minna, siis juba seal hilises neolitikumis, kui siia tulid arheoloogid, siis leiavad neid nöörgiraamika leide, siis nemad tõid Eestisse ka püsiva põllumajanduse. Et Eestisse tuli see põlluharimine läbi stepist tulnud rände, mis on natukene erinev, sest Lõuna-Euroopaga võrreldes, kuhu see põllumajanduse oskus tuli läbi inimeste, kes saabusid otse Anatooliast. Ja kui vaadata neid stepi ränderahvaid, siis nagu erinevad leiukohad, siin selle pildi peal on jälle niimoodi, et see üks värv tähistab, et millised need inimesed olid, kes jõudsid seda steppi, need, kes on nöörkeraamika kultuurikandjad, ehk siis need, kes tegid seda nöörkeraamikat, siis nemad väga laial geograafilisel alal on levinud ja nende geneetiline muster on üsna sarnane kogu selle suure geograafilise ulatuse sees. Ja siis nemad ongi saanud suure osa oma geneetilisest materjalist siis Euroopa, Ida-Euroopa stepirahvastelt ja veidike vähem siis umbes 1/3 nendelt Euroopa varastelt põlluharijatelt. Et neid uurimustöid on väga palju ja siis alati uurijad armastavad palju nooli tõmmata kaartide peale, et kes kust läks ja aga siin on selline väga kokkuvõtlik pilt selle kohta. Ja kui me nüüd Eestis edasi läheme, siin on näha, et näiteks see tulp siin, et see ongi nagu Baltimaades leitud nende nöörkeraamika esindajate siis geneetiline informatsioon, et on nagu hästi sarnane teistele lihtsalt, et läbi selle arheoloogilise kultuuri, et bioloogiline, et inimesed on hästi sarnased on. Aga nüüd, kui me Eestis hüppame pronksiaega ja ajast tuleme meile lähemale, siis on näha, et siin toimub selline hüpped nagu toimuvad siin nende pilvekeste vahel, mis tähendab siis, et need inimesed natukene on erinevad üksteisest. Et kui pronksi ajal jälle hakati sarnanema alguses nende küttkorilastega, siis lähme jälle edasi, siis see pilvake nagu hüppab teise kohta. Aga siis raua ajal me saame näha seda, et see pilv läheb siia hästi tänapäeva eestlaste juurde, mis tähendab, et juba sellest ajast alates me saame siis enam-vähem öelda, et on nagu sarnasus nende inimestega, kes meie oleme täna, kui me oleme uurinud neid tänaseid eestlasi ka. Ja siin on jälle need tulbad, mis näitavad siis, kui palju suur osa genoomist on pärit siis mingisugusest sellest eellasrahvalt või eellaspopulatsioonist. Ja kui pronksi ajal meil olid need 3 komponenti, mis olid siis kütid, korilased, siis need on just need stepirahvast tulnud, see jamnaja kultuur ja siis, mis on huvitav, kui me vaatame rauaaega, siis sinna tekib mingi uus komponent ja see on see väike punane osakene seal. Ja see on praegusel ajal levinud Siberis, et sarnane nagu tänapäeval Siberis elavad. Ja see on siis see aeg, kui me saame geneetiliselt, me näeme, kui tekib Eesti aladel elavatel inimestele mingi side tänapäeva Siberi rahvastega. Ja kui me hüppame nagu tänapäeva Eesti geneetikasse, näiteks kui me vaatame isaliine, siis on üks isaliin, mis on 40% Eesti meestest, kes on väga levinud. Ja see samamoodi ühendab meid Siberi rahvastega. Ja see on siis nagu see aeg, kui arvataksegi, et see Läänemere Soome keel ja inimesed, kes seda keelt kandsid, siis jõudsid siia Eestisse. Ja siin on üks teine pilt veel selle sama asja illustreerimiseks, et kui vaadata seda kogu genoomi üldiselt,
siis siin on nagu lihtsalt nende täppide ja värviga on proovitud näidata, et kuidas nende erinevate komponentide hulk on muutunud ajas. Et kui me vaatame pronksi aega, mis on siis varasem, et seal oli need 3 komponenti ja kui me vaatame isaliine, siis need isaliinid olid ühtemoodi ehk siis sarnaselt stepipõlluharjatele. Aga kui me jõuame Eestis rauaaega, siis sinna tekib see Siberi komponent. Ja huvitav on see, et see Siberi komponent on näha siin väga see 3% see punane, mis oli ka tulba otsas. Et seda on selles üldises genoomis väga vähe, aga see isaliinides on leitud nagu oluliselt rohkem. Ja siis sellest siis võib justkui järeldada, et näiteks tuli rohkem mehi siia selle stepi, või mitte stepi, vaid selle Siberi komponendi kandjatena. Sest siin on nagu näha just seda erinevate genoomi osade erinevust. Ja nüüd, kui me tuleme veel päris lähemale meile, ehk siis tuleme keskaegsesse Eestisse, siis meil on tehtud, kolleegid on teinud uuringuid nagu Eesti külakalmistutelt ja siis linnast linnakalmistutelt. Ja on näha, et need külainimesed on nende raua ja inimestega väga sarnased, et seal ei ole toimunud mingit suurt muutust. Mis siis, me vahest mõtleme, et Eestisse ju sellel ajal tuli ikkagi Lääne-Euroopast tuli suur laine, kui siis jõudis ristirüütlid ja kõige sellega, mis sellele järgnes. Aga et siis selle keskaja Eesti külainimeste selline geneetiline järjepidevus on täpselt sama, mis on järjepidevus nende eelmistega. Et seal ei ole näha, et oleks mingit suurt segunemist toimunud. Samamoodi, kui me vaatame veel keskaega Eestis, siis on tõesti keskaegne Eesti struktuur sarnaneb, geneetiline struktuur sarnaneb sellele, mida me näeme täna. Et siin on selline jälle see sama pilvekeste pilt, aga seal on Eesti kaart, kus erinevad piirkonnad on värvitud eri värvi ja siis selle pilvekeste pildi juures on ka eri värvi need vastavalt sellele, et kust need isikud on pärit. Et iga täpp tähistab ühte isikut ja need on siis Eesti geenivaramu doonorite hulgast, kes on öelnud, et kus nad sündisid ja siis vastavalt selle sünnikohale, lihtsalt see värv on vastavalt sünnikohale, aga see pilvekese kuju tuleb vastavalt geneetilisele sarnasusele või erinevusele. Ja seda väga veits raske on näha, aga põhimõtteliselt siia peale on pandud keskajast pärit proovid ja me tegelikult näeme, et samast piirkonnast, ehk siis kuskilt Tartumaalt pärit keskaegsed proovid on samas kohas, kus on tänapäeva Tartumaalt pärit inimesed ja siin põhja poolt, Põhja-Eestis pärit, Lääne-Virumaalt pärit inimesed klasterduvad kokku siis nende lääne-virumaalastega. Et siis see on jälle selline koht, kus me saame öelda, et sellel ajal on see sarnane geneetiline muster juba olemas olnud. Ja võib-olla siis natukene sellest Põhja-Eestist ka, et mis üks uuring meil on, mis näitab, et Põhja-Eestis on ikkagi üllatus Soomega on nagu rohkem sidet kui Lõuna-Eestis nagu sellist see on jälle selline, et seda on nüüd siis saadud ka geneetilise nende meetoditega kuidagi tõestada, et on konkreetne side Põhja-Eesti ja Soome piirkonnade vahel. Ma arvan, et saab aeg kohe otsa. Ma mõtlen, siin ongi kokkuvõtteks said, et mis ütlebki, et alguses olid neid lääne kütkorilased, siis tulid ida kütkorilased ja siis koos selle nöördiraamikaga saabus meile põlluharimine ja siis koos stepi poolt, et see on siis erinev võrreldes teiste lõunapoolsete Euroopa piirkondadega. Ja oluline on see, et siis rauaaeg on see, kui tekkis see Siberi komponent ehk siis kui meie keelesugulus on sinna Siberi poole ja ida poole, et siis me näeme ka seda geneetilist sugulust idapoolsete rahvastega. Ja keskajal selle Kristuse saabumisega sellega ei tulnud kaasa väga suurt geneetilist panust Eesti geenifondi. Ja mul on tunne, et ma vist peaksin praegu lõpetama kohe, et ma jätan vahele, et paraja hunnikud asju.
ja ma lihtsalt tahtsin ka, võib-olla see on siis hea, et õpetuseks, et siis see tänapäeva eestlane selline, see on siis võetud jälle geenivaramu proovide põhjal ja need samad komponendid, millest ma siin ennem rääkisin, et siis ikkagi väga suur osa meie geneetilisest pärandist on sarnane sellele Ida-Euroopast pärit stepirahvastele ja meil on siiski näha ka need varaste põlluharjate ja Euroopa kütkorilaste protsent ja tuleks mainida, et see kütkorilaste osakaal siin meil Eestis on võrreldes teiste eurooplastega ikkagi oluliselt suurem. Ma olen alati uhke, sest mulle meeldib metsas marjul käia. Et siis on nagu põhjus olemas selle, et ikka alati võib leida omale identiteediks küll vajalik. Ja siis on see 5% on seda sibe komponenti, ehk siis see on ka selline, see osa tänapäeva Eesti inimeste nagu genoomist, mis siis jagab midagi meist ida pool ja just meie keelesugulastega. Et sellest on professor Tammetseidile tegelikult artikkel juba tükk aega tagasi ilmunud. Et siis, ja jälle sama allikas siin juba viidati, see on väga hea koht, kindlasti külastage. On see Eesti Juurte veebilehekülg, aga nüüd on meil ka olemas Eesti Juurte tippkeskus ja see on 7-aastane projekt, mis ühendab 3 erinevat Eesti, 2 ülikooli ja kirjandusmuuseumi ja selle eesmärk on just tuua kokku loodusteadlased ja humanitaarteadlased, kes juba seal Tartu Ülikooli selles kolleegiumis väga tihedalt tegid koostööd, aga nüüd on meil kirjandusmuuseum ja ka Tallinna Tehnikaülikooli kliimauurijad võetud kampa. Ja mida siis selle projektiga tahetakse just teha, ongi see, et just kontsentreeruda Eesti kõikidele erinevatele aspektidele Eesti uuringutes. Et inimene ja tema ökosüsteem, ränded ja kontaktid ja keskkond ja kultuur, et kuidas see inimene selles oma keskkonnas ja nendes kultuuri erinevustes ja sarnasustes on läbi aja siis siin piirkonnas just olnud. Ja siin on ära toodud ka need erinevad töögrupid, kes seal on, samamoodi selle ajajoone peale, et meil on seal paleokliima ja paleoökoloogia, mida siis Tallinna Tehnikaülikool teeb. Arheogenoomika on ka selline, mis saab vaadata kaugele ajas taha, on siis professor Tambetsi grupp ja siis on arheosoloogia, arheokeemia, arheoloogia, et sellist arheoteemat on seal väga palju, aga samamoodi on keeleteadlased ja folkloristika ja kultuurigeograafia sellesse haaratud ja praegu on see tippkeskus 2 aastat käinud ja põnev on see, et just, et kuidas need erinevate erialade inimesed, kui sa ikkagi pead koos tööd tegema, et siis tuleb väga palju välja neid kohti, kus me ei saa üksteisest aru sellepärast just nende ajaraamide tõttu, et on erinevad viisid, kuidas andmeid analüüsida ja siis eesmärk olekski saada leida mingi ühine keel, et nendest asjadest rääkida ja tegelikult, kui vaadata jälle kodulehte, siis kogu aeg midagi toimub erinevate gruppide poolt, et siis nagu kokku tuua just väga sünergiliselt need humanitaaria ja loodusteadlased. Ja siis ongi küsimus, et miks see võiks üldse oluline olla, et üks ongi see, et nagu neid erialaülesid sildi teha, aga just sellised nagu kogukonna ka põhiselt, just mul on väga hea meel, et ma saan siin olla ja kuulata just sellist väga detailset kohavaadet. Et võib-olla geneetikuna mul kohe ei ole siin midagi kaasa öelda, aga just see identiteedi pool ja see, milline on selle koha paiga vaim, et see on nagu väga oluline. Seda ei saa keegi teine tegelikult teha, seda saavad just kohalikud inimesed teha. Et ma tahan soovida edu ja tänada, et teie mind siia kutsusite, tahan tänada kõiki oma kolleege, sest kõik meie tööd on ainult väga suures grupis ja koos ja küsimusi, mis pole aeg. Suur aitäh, see kõik oli väga hariv ja seda oleks võimalik lühemalt teha. Aga ma arvan, et me kõik saime praegu üksjagu targemaks neis keerulistes asjades.
ehk oskame juba teise pilguga lugeda selleteemalisi kirjandusi. aga küsimusteks tõesti aega pole, saab hästi kui jääb. aga kuna ei jookse kohe minema, siis äkki pärast eraviisile võimaluse mitte. võib ikka ja kindlasti kirjutage meile ja ma minu arust viimasel ajal ajakirjanduses ka päris mitmeid häid lugusid on, et kõige kasem ümber sellele. aga lihtsalt ütlen ühe asja, minu jaoks on huvitav kuulda, et geneetikud on arheoloogidelt ühe asja ära õppinud, et ei tuhni kõike kohe läbi, nagu vanasti arheoloog tuhtis kogu leiuha läbi, vaid jätame järgmistele põlvedele. et mitte arvame, et meil on tipptasemel tuleb täna, geneetika, mis oma lugu, jätab materjali edaspidi. Eks me koos arheoloogidega areneme.